My heart sank during a recent Mu süda kurvastas ühel hiljutisel koosolekul imeliste viimsaja pühadega. Neile esitati küsimus, kes soovib elada taas koos taevas isaga. Iga käsi tõusis püsti. Järgmine küsimus kõlas, kes usub, et see neil õnnestub? Kahjuks langes enamus käsi alla. Kui me näeme erinevust selle vahel, kes me oleme praegu ja kelleks me soovime saada, on paljudel kiusatus usku ja lootust kaotada. Kuna miski, mis pole puhas, ei saa elada koos Jumalaga, siis selleks, et taaskord temaga elada, peame me saama patust puhtaks ja pühaks. Kui me peaksime seda üksi tegema, ei suudaks seda meist keegi, kuid me ei ole üksi. Tegelikult ei ole me kunagi üksi. Tänu Jeesusele Kristusele ja tema lepitusele on meil taeva abi. Päästja ütles, kui teil on minusse usku, on teil vägi teha seda, mis iganes on minu arvates otstarbekas. Kui usku rakendatakse, siis usk suureneb. Kaalume koos 3 põhimõtet, mis aitavad meid meie teekonnal tagasi meie taevas isa juurde. Meie noorim pojapoeg illustreerib esimest põhimõtet. Pärast roomama ja seejärel seisma õppimist oli ta valmis kõndimist proovima. Tema esimesel paaril katsel ta kukkus, nuttis ja vaatas meid pilguga, mis ütles, ma ei ürita seda enam mitte kunagi. Kui ta komistas, ei tundnud tema armastavad vanemad, et ta oli lootusetu juhtum või et ta ei õpi kunagi kõndima. Selle asemel sirutasid nad oma käed välja ja kutsusid teda nimepidi ja silmad vanematele suunatud püüdis poiss uuesti nende armastava süleluse poole kõndida. Armastavad vanemad on alati valmis välja sirutatud kätega, et tervitada isegi meie kõige väiksemat sammu õiges suunas. Nad teavad, et meie püüded üha uuesti ja uuesti proovida viivad progressi ja eduni. Päästja õpetas, et Jumala kuningriigi pärimiseks peame me saama väikese lapse sarnaseks. Seega vaimses mõttes on esimene põhimõte, et me peame tegema seda, mida tegime lapse eas. Lapse sarnase alandlikkuse ja sooviga keskenduda meie taevasele isale ja meie päästjale astume me sammhaaval neile lähemale ilma, et kaotaksime lootust ka siis, kui komistame. Meie armastav taevane isa rõõmustab meie iga ustava sammu üle ja kui me kukume, rõõmustab ta iga kord, kui taas püsti tõuseme ja uuesti üritame. Teist põhimõtet illustreerivad 2 ustavat püha, kes mõlemad soovivad leida igavest kaaslast. Mõlemad astusid palvemeelselt usuga täidetud samme. Juri, Vene viimse aja püha, ohverdas, et teha pikk reis templisse. Rongis märkas ta kaunist, helgepalgelist naist ja tundis, et peaks temaga evangeeliumi jagama. Ta hakkas Mormoni raamatut lugema lootuses, et naine seda märkab. Juri ei teadnud, et Maria oli viimse aja püha. Teadmata, et ka Juri oli kiriku liige ja järgides õhutust temaga evangeeliumi jagada, hakkas ka Maria Mormoni raamatut lugema, lootes, et noormees selle kohta küsib. Kui nad üheskoos raamatust üles vaatasid, olid Juri ja Maria üllatunud, kui nägid teineteist Mormoni raamatut hoidmas. Ning jah, pärast teineteisesse armumist said nad templis pitseeritud. Täna teevad Juri ja Maria Kutjepov igaveste kaaslastena palju kiriku heaks Venemaal. Ma ei pane siin peamist rõhku selle paari püüetele usus tegutseda. Rõhk on teisel põhimõttel. Issand rohkem kui 2-kordistab meie püüdlusi usus tegutseda. Tema lubatud õnnistused ei ole vaid võrdelises seoses meie püüdlustega usus tegutseda, vaid mitmekordselt suuremad. Taevane isa ja meie päästja soovivad väga meid õnnistada, sest paluvad nad meilt ju ainult 1/10 kõigest, millega meid õnnistatakse ja lubavad siis, et taevaluugid avatakse.
Alati, kui oleme valmis tegutsema usus Jeesusesse Kristusesse ja astuma järjekordse sammu, eriti kui see samm nõuab muutust või meeleparandust, õnnistatakse meid jõuga. Ma tunnistan, et Issand juhatab meid meie teise sammuni ja sellest edasi. Ta rohkem kui kahekordistab meie pingutusi oma väega, kui oleme valmis edasi püüdlema, meelt parandama ja liikuma edasi usus meie taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse. Vaimuande lubatakse mitte ainult neile, kes Jumalat armastavad ja kõiki tema käske peavad, vaid õnneks ka neile, kes püüavad nii teha. Neile, kes jätkavad otsimist, antakse jõudu. 2 olulist iganädalast verstaposti, mis märgivad meie teekonda meie taevas Isa juurde, on alaline sakramendi talituse leping ja hingamispäeva pühitsemine. President Russell M. Nelson õpetas eelmisel üldkonverentsil, et hingamispäev on Issanda kingitus meile. Meie iganädalane hingamispäeva pidamine on märk Issandale, et me teda armastame. Igal hingamispäeval me tunnistame, et oleme valmis võtma enda peale tema nime ja teda alati meeles pidama ja kinni pidama tema käskudest. Vastutasuks meie murtud südame ja pühendumise eest uuendab Issand lubatud pattude andeks saamise ja teeb võimalikuks, et tema vaim oleks alati meiega. Püha vaimu mõju parendab, tugevdab, õpetab ja juhatab meid. Kui me teda meeles pidades pöörame oma südame päästja poole nende 2 tähtsa verstaposti kaudu, siis tema lubatud õnnistused taas enam kui kahekordistavad meie püüdlusi. Meile lubatakse, et pühendunult hingamispäeva pidades on maa täius meie päralt. Teerada tagasi meie taevas Isa juurde viib Issanda kotta, kus meid õnnistatakse päästvate talituste saamisega enda ja meie lahkunud armsamate eest. Juhataja Boyd K. Packer õpetas, et talitustest ja lepingutest saavad meie volikirjad Jumala juurde pääsemiseks. Ma palun, et me oleksime alati templisoovituse väärilised ja kasutaksime seda, et järjepidevalt teenida. 3. põhimõte on järgmine. Me peame vastu panema loomuliku inimese kalduvusele asju edasi lükata või alla anda. Kui me lepingu rajal edasi liigume, teeme me vigu. Mõnda vigu kordame mitu korda. Mõnel meist on probleeme tegevuste või sõltuvustega, mille ees tunneme end jõuetuna, kuid usk taevasesse Isasse ja Jeesusesse Kristusesse on tegutsemise ja väe põhimõte. Kui me oleme valmis tegutsema, antakse meile jõudu, et meelt parandada ja muuta. Me kukume läbi vaid siis, kui me ei astu järgmist sammu edasi. Me ei kuku läbi, kui oleme maailma päästjaga paaris. Tema pole kunagi läbi kukkunud ega vea meid alt. Ma luban, et iga uskutäis samm saab abi taevast. Kui me palume meie taevast Isa ja kuulame püha vaimu, siis saame me juhatust. Jõud tuleb Jeesuse Kristuse lepitava ohverduse kaudu. Tervenemine ja tulevad Issanda andestus tulevad Jumala armu kaudu. Tarkus ja kannatlikkus tulevad Issanda ajastust usaldades. Kaitse ohtude eest tuleb Jumala elavat prohvetit, president Thomas S. Monsonit järgides. Teid loodi, et te võiksite tunda rõõmu. Sellist rõõmu, mida tunnete, kui naasete väärilisena tema taevase Isa ja päästja juurde ning tunnete nende sooja embust. Tunnistan nendest absoluutsetest tõdedest. Teie armastav taevane Isa ja tema poeg Jeesus Kristus elavad. Nad tunnevad teid ja armastavad teid. Nad kutsuvad teid armastavalt astuma järgmist sammu. Ärge viivitage. Tehke see samm Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.